No nii, alustame siis täna jälle lugemist. Eile jäime siia. Energia voolab läbi meie keha eri piirkondade. Kui energiasüsteemi üks osa on blokeeritud, siis mõjutab see tõenäoliselt ka teisi sama energiavooga ühendatud elundeid, lihaseid ja näärmeid. Näiteks maomeridiaan suundub keha esiküljel ülespoole, kuni põimub ümber silmade. Kui sellel teel või rajal ilmneb mingi tasakaalutus, siis tajub inimene sümptomeid maos, kuid ka ninaõõnes, sest mõlemad piirkonnad jagavad sedasama energiavoogu. Teise näitena mainin sapipõie meridiaani ehk kulgemisrada. See valitseb ja toidab sapipõie energiat, kuid suundub samas ka läbi põlvede. On päris tavaline, et sapipõie energia blokaadi puhul on tunda ka põlvevalu, mida ma ei teadnud. Tõved ja haigused võivad ilmneda keemiliste või füüsiliste tasakaalutustena, kuid need on põhjustatud pusadest energiasüsteemis. Tegelikult saab peenenergia välja tasakaalutusi avastada juba enne sümptomite ilmnemist füüsilises kehas. Keha kõikidel elunditel, rakkudel ja kudedel on oma energiasagedus. Meie mõtted on sagedus. Sinu keha energiasüsteem toimib struktuurina, mida saab mõjutada ja muuta. See tähendab, et kõigest mõnda printsiipi mõistes ja praktiseerides saad aru, kuidas nendele energiatele ligi pääseb, mismoodi neid mõjutatakse ning lõpuks parimal viisil enda tervendamiseks rakendatakse. On selgunud, et keha võnkumissagedust mõjutavad mitmesugused tegurid, muuhulgas näiteks toit ja reostus. Oma uuringute leidsin doktor Bruce Liptoni asjakohase teose Uskumise bioloogia, teadvuse, mateeria ja imede vabastamise vägi. Ta on epigeneetika valdkonna tuntuim teadlane. See teadusharu uurib, kuidas meie bioloogia ja selle hulka on arvestatud ka geneetilised tegurid, kohaneb keskkonnaga. Oma uuringus edastab ta tähtsa sõnumi. Inimkeha füsioloogia suudab reageerida mõtetele ja emotsioonidele ning nendega kohaneda. Sinu geneetiline struktuur ei kontrolli sind. Tegelikult on hoopis vastupidi. Su mõtted, emotsioonid ja tajud mõjutavad seda, millised geenid on sul sisse ja millised on välja lülitatud. See teadmine pakub meile kõigile uskumatult lootust, sest see tähendab, et meil on oma elu mõjutamiseks suurem vägi, või oleme seda kunagi üldse arvanud. Nüüd on selge, et meie ei ole oma geenide, halva õnne, vastumeelsete kogemuste või saatuse pantvangid. Meie heaolu sõltub meie enda suhtumisest ja tajudest. Seda laadi avastused juhtisid mu järeldusele, et stress võib olla põhisüüdlane paljudes meid rusuvates haigusnähtudes ja psühholoogilistes vaevustes. Täielikuks tervenemiseks olid proovinud igasuguseid mürkidest vabanemise võtteid, dieete ja raviprotseduure, kuni lõpuks veendusin, et mul pole enam midagi parandada peale iseenda. Kuna bakterite, viiruste, hallitusseente, parasiitide ja minu enda tõrksate rakkude äge jälitamine ei paistnud vähimatki tulemust andnud, pöördusin doktor Liptonilt õpitu poole ning keskendusin hoopis oma energeetilisele ja emotsionaalsele tervisele. Tundsin mitmeid inimesi, keda oli hammustanud puuk või muu olend, kuid nemad ei haigestunud nii raskelt. Tajusin sügaval endas, et kõikidest muudest teguritest hoolimata saavutan kõige kindlama kaitse mis tahes hädade vastu siis, kui oma vaimu ja keha hinge piisavalt tugevaks arendan.
Stressi sagedus. Olin harjunud stressi seostama ringi jooksmisega, et kõik ülesanded saaksid täidetud. Kõva töörügamise ja igapäevaelu tõusude mõõnadega. Kuid sain aru, et see pole õige. Stressiliigid, mis meie keha kõige karmimalt mõjutavad, ei teki tööle kiirustamisest, üle jõu käivast pesupesemisest või millestki muust seesugusest. Kõige rängem on füsioloogiline stress. Seda põhjustab kõrgendatud paanika või hirmutunne, mis kutsub esile võitlemise, põgenemise ja paigale tardumise reaktsiooni. Mõnikord räägivad minu juurde tulnud uued kliendid neid vaevavatest paanikahoogudest, haigustest või rusutusest, mis tekivad sellest, et neil on liiga palju käsil. Neil on liiga raske töö või pole nad liiga kaua puhata saanud. Kuigi selline ülemäärane tagant sundimine kahtlemata kurnab meid, pole tõeline mure mitte kogu see tegemine. Tõeline mure on see, miks me end sunnime, miks me käsime endal liikuda tempos, mis käib vastu meie hingele ehk sellele, kes me tegelikult oleme. Sellega, miks me nii elame, tulebki tegeleda. Kasutan iseennast seda mõtet selgitava näitena. Mulle meeldib teha, teha ja teha. Osaliselt on see minu isiksus ja sellega on kõik korras. Mulle meeldib tegeleda mitme ettevõtmisega korraga, lugeda ühtaegu 2 raamatut ning mõnikord millessegi nii põhjalikult sukelduda, et kõik muu ununeb. Ent mu kehas ei põhjustanud rahutust ja haigust üldse mitte see tahk minu isiksusest. Seda tegi põhjused, miks ma ennast liiga jõuliselt tagant sundisin. Mõnda aega tagasi pingutasin sageli sellepärast, et tahtsin olla edukas, täiuslik ning valitseda kõige üle oma elus. Need põhjused sundisidki mind ka võitlema, põgenema või paigale tarduma. Need põhjused tegid mu haigeks. Inimesed on pagana vastupidavad olendid. Me suudame palju ära teha enne, kui murdume. Aga me ei saa võidelda oma hinge või oma tõelise olemusega. Varem või hiljem maksab see meile kätte. Stressi ehk võitlemise, põgenemise või paigale tardumise reaktsiooni valitseb keha eriline energiavägi, mida nimetatakse kolmiksoojendi meridiaaniks. Täitsa uus sõna. Mulle meeldib mõtelda kolmiksoojendi meridiaanist nagu seesmisest kaitsvast isakarust. Kui me hoiame kehas lahendamata emotsionaalseid läbielamisi, siis võime tarduda kohas, kus kolmiksoojendi meridiaan on paanika või kurnatusseisundis. Ohtu ei tarvitse kujutada mitte stress ise, vaid meie keha reageerimine sellele stressile. Selles võitlemise, põgenemise või paigale tartumise seisundis teeb kolmiksoojendi meridiaan meie kaitsmiseks kõik, mida vähegi suudab, nagu isakaru kaitseb oma poega. Kuid see kurnab immuunsüsteemi, toetava põrna energiat. Ühtaegu valitseb kolmiksoojendi meridiaan harjumuste üle. Kui kolmiksoojendi meridiaan on suure pinge all, siis püüab see meie kaitsmiseks muutustele vastu seista. See on üks põhjus, miks stressiseisundis on nii raske harjumusi muuta. Me paneme sageli tähele, et tõrjume abi, keeldume sellest, millest teame endale kasu olevat, ega tahagi enda eest hoolitseda. Seda põhjustab meie kolmiksoojendi meridiaani vastuseis muutustele, mis toimib nõnda hoopis enesekahjustajana, kuna tajub kõike uut või erinevat veelgi suurema stressina. Niisuguse energiadünaamikaga koos ilmnevad ka järgmised füsioloogilised stressireaktsioonid, nagu veri tõrjutakse seedetraktist, põrnast ja muudest vähem elutähtsatest elunditest. Keha valmistab täiendaval hulgal glükoosi. Immuunsüsteemi pärsitakse,
sest osaliselt kõrge kortisoolitase tõttu, mis tekib adrenaliinipurske tagajärjel, mõjutatakse lühimälu, pikaajalise mäluga seotud ajupiirkondi. Pulss kiireneb ja vererõhk tõuseb. On tuvastatud, et stressihormoonid pärsivad põletikuvastaste tsütokiinide teket ning soodustavad põletikku põhjustavate tsütokiinide moodustumist. Tsütokiinid on spetsiifilised proteiinid, mis vahendavad bioloogilisi toimeid ja rakkudevahelisi informatsiooni, et algatada põletikuprotsess vastusena ohule ning katkestada see protsess pärast stressi lõppemist. Kuigi stressi peetakse enamasti millekski negatiivseks, on oluline mainida ka stressi soodsat toimet. Kui verre on vaja paisata mingeid keemilisi ühendeid, mis aitavad meil ohu vältimiseks võidelda, võib paigale tarduda. Sedalaadi stressireaktsioonide toimet näeme selgesti looduses loomade juures. Tiigrid võitlevad, küülikud tarduvad paigale, antiloobid põgenevad, kuid seejärel nad raputavad või väristavad ennast või vabanevad stressiseisundist muul viisil, et jätkata tavalist elu oma keskkonnas. See käitumisviis aitab neil elus püsida, ent paljud meist jäävadki sellesse seisundisse, ei tõrju seda endast välja ega saa kunagi tagasi neutraalset käitumismustrit. Peab raputama ennast potsule. Oluline murekoht on see, et meie organismid ei suuda eristada neid stressiseisundeid, mis on põhjustatud reaalsest hädaohust ja neid, mis on tekkinud lahendamata sisemuredest, nagu püsivad emotsionaalsed konfliktid, läbitöötamata traumad või ebaterved emotsionaalsed mustrid, näiteks enesekriitika. Oh my god. Ja see närv, siis see kolmiksoojendi meridiaan, see jookseb siis siit, see näitab siis selle siis sõrme, selle sõrme siia juurde siit kuskilt jookseb. Nii. Kui me ei lahenda seda laadi emotsionaalseid mureküsimusi, siis võib meie keha reageerida kahjulikul viisil. Tean oma kogemusest, et füsioloogilist stressi võib tekitada ükskõik missugune põhjus, mis ei lase meil lõõgastuda või ennast selles maailmas emotsionaalselt või füüsiliselt turvaliselt tunda. Loomulikult käib siia alla ka see, et me ei tunne end iseendana turvaliselt. Meid võivad mõjutada asjaolud, mida me ei oska aimatagi, rääkimata sellest, et mõistaksime nende ulatust. Igatahes on täiesti võimalik, et stress mõjutab meid kusagil sügaval, kuid me ei tunne end stressis olevat. Kõik oleneb sellest, kuidas me stressi enda jaoks defineerime. Paljudes uuringutes on stressi mitmete psühholoogiliste seisundite ja füüsiliste haiguste peapõhjusena mainitud. Tegelikult pole stress iseendast kuigi oluline probleem. Tähtis on hoopis see, kuidas me reageerime stressifaktoritele, mis põhjustavad seesmist rusutust, need pärsivad meie heaolutunnet. Teisisõnu, probleem peitub meie suhetes stressiga. Miks just mina? Tekib küsimus. Kui olin alles avastamas kogu seda informatsiooni, millega sa nüüd tutvud, süüdistasin ma ennast, imestasin, kuidas mõni inimene, kes oli kogenud kohutavaid traumasid, nagu näiteks sõda, suutis rõõmsalt ja õnnelikult 90-aastasena elada ja kuidas mõni minusugune, kes oli kasvanud soojuses ja armastuses, tundmata midagi nii õudsat nagu sõda, võis jõuda minu praegusesse seisundisse. Lõpuks ma mõistsin, et need minu heitlused ei tulenenud mingil viisil mind kasvatama inimeste puudustest ega eksimustest või siis mingit minust ainuomasest väärarengust. Need lihtsalt olid olemas. Võib-olla olin ma sündinud hella hingega, võib-olla just niisuguseks pidi minu retk mingil ajahetkel kujunema. Üksikasju või vastuseid teadmata otsustasin, et lassis olla nii. Oli lihtsalt edasimineku aeg. Nüüd küsivad kliendid minult, miks just mina? Miks mina sellega toime ei tule? Ehkki tean, et teised on midagi palju hullemat läbi elanud. Miks ma just sellest
üle ei saa. Mis mul viga on? Esiteks, igaühes meis peitub emotsionaalseid jõude, uskumusi, mineviku elamusi, tajusid, rahulolematust sellega, kes me oleme ja palju enamatki. Need uskumused reageerivad meie energiasüsteemiga ja just see määrabki, kuidas me välismõjudele reageerime. Enamik meist on püüdnud oma välist elu muuta, kuid kahjuks oleme endist viisi tasakaalutud, õnnetud või haiged. Ehkki on muidugi väga oluline oma südant kuulata, kui soovid vabaneda mürgistest suhetest ning teha muid hingele soodsamaid muudatusi, oleks viga vaid sellele plaanile loota. Kui mõtled jõupingutustele ja energiale, mida tuleks lakkamatult kulutada, selleks, et olukorda enda ümber kontrollida või sellega kohaneda, ükspuha, kas püüad viirusest terveks saada või kuidagi muuta stressirohkeid olukordi oma elus, paned tähele, et see on juba iseenesest üsna stressirohke ja sa mõistad, et vajalikke muudatusi, mida su hing ihkab, on palju kergem teha siis, kui sul on parem enesetunne. Teiseks on olemas 2 liiki energiaid, mida kandes võib olla siia maailma saabunud. Need on möödunud elude energiad ja sugupõlvede energiad. Selgitan seda põgusalt. Möödunud elude energiad. Möödunud elude kontseptsioon rajaneb ideele või uskumusele, et enne kui saabusid siia maailma, on sul olnud veel palju elusid. Sul on olnud elamusi, sidemeid, suhteid, mida sa kannad ikka veel kaasas koos nende kunagiste eludega. Need võivad sind praeguse elu elamusi negatiivselt mõjutada. Näiteks võisid sa möödunud elus olla ema, kes kaotas oma lapse autoõnnetuses. Võimalik, et ka su praeguse elu energiaväljas püsib osa neist hirmudest või mälestustest ja need varjutavad su siinset kogemust. Iseenda tervendamisprotsessis ma seda küll ei uurinud, kuid olen märganud, et mõne kliendiga tegelemisel on sellest teadmisest abi olnud. On palju professionaale, kes tegelevad möödunud elu regressiooniga. Mina aga õpetan sulle hoopis, kuidas puhastada oma energia nendest möödunud elude energiatest. Sugupõlvede energiad oled sa pärinud oma esivanemad. Küllap oled kuulnud nende kohta öeldavat päritud energiat või esivanemate energiat. Samamoodi, nagu me võime pärida vanematelt või esivanematelt geene ja isiksuse jooni, pärime nende energiat. Need energiat võivad eralduda nendest eludest, uskumustest või hirmudest pärit vabanemata emotsioonide kujul. Paljud sugupõlvede energiate taaka kandvad inimesed võivad tunda, nagu lasuks nende peal mingi pilv. Nad võivad kirjeldada seda otse kui mingit võõrast tunnet. Ja nõnda see ongi, sest nende keha ei taju selle lätet. Näen seda sageli ränga energiapärandiga, näiteks holokaustist eluga pääsenute omades. Kui kahtlustad, et see on kuidagi seotud sinuga, oleks mõistlik seda uurida. Kui tegeled sugupõlvede energiatega, siin on oluline teada, et need on igaühel olemas. Pole põhjust oma vanemate või esivanemate peale viha kanda. Ka meie võime oma lastele paljusid asju edasi anda, keegi pole selle eest kaitstud. Sellega toimetulek ongi üks osake elus. Ehkki need energiat ei tarvitse olla meie omad, on meie kohustus ennast neist vabastada. Ma usun, et neid energiaid antakse edasi, kuni need võib-olla jõuavad piisavalt arenenud ja teadliku isikuni, kes tuleb nendest vabanemisega toime. Võib-olla oled just sina see, kes murrab pikka aega kestnud perekondlikku mustrit. Ehkki möödunud elude ja sugupõlvede energiat võivad olla tähtsad, on oluline, et me ei hakkaks esmajoones nendele keskenduma. Mina ei ole neid energiaid tervendamisprotsessis kunagi tähtsaks pidanud. Kindlasti väärivad need uurimist, kuid ära seda küll luba, et need su tähelepanu sinu
enda asjadelt eemale viiksid. Võib-olla on sinu enda elukogemus sind praegusesse seisu viinud, aga võib-olla on sinus neid kaasasündinud energiaid, mis sind nüüd mõjutavad. Tõenäoliselt on tegemist ühtaegu mõlemaga. Kui sa ei tervene ega leia sellist õnne, nagu tahaksid ja ka peaksid leidma, siis ei tähenda see veel, et sul on midagi viga. Tegelikult tunnistab see, et oled erakordne ja sa murrad läbi, sa murrad end vabaks, murrad valla oma teed, aga see juhtub ainult siis, kui sul jätkub kannatust ja visadust väljakutsetele vastamiseks. B-vitamiin, organismi puhastamine või kui tahes mõjukas ravi ei suuda teha sinu heaks seda, mida teeb su enda protsess, ent tegelik vastus küsimusele, miks just mina, kõlab nõnda, et vastus polegi oluline. Sa asud seal, kus sa oled, mingil põhjusel, mida sa võib-olla täielikult ei mõistagi, aga ühes olen ma kindel, universum on sinu keha. Universum ja sinu keha ei luba sul enam senisel viisil jätkata, sa ei saa enam elada poolikut elu. See on ühtaegu inimlik koorem ja kingitus. See rada on sulle ette nähtud, siiski mitte igaveseks. Ühel hetkel saad sellest edasi liikuda. Vaatan, et ma jätan siinkohal selle katki, sest siit tuleb uus nagu väike lõik ja see on päris pikk, et ma ei jõua seda nagu ära lugeda, et mul saab lihtsalt aeg otsa. Et homme loeme jälle edasi ja vaatame, mis sealt tuleb. Tšau!